Meile saatis kirja keegi Siim Valmar Kiisler. Kes see veel on? Maaeluminister. Oled sa kindel? Wikipedia ütleb, et tegemist on tõesti meie maaeluministriga ja vaata pilti. Maaeluminister, ma jääs, no vaata seda venda, see pole elus sita harki käes hoidnud. Kusjuures tegelikult on sul täiesti õigus, seda kinnitab ka kasutaja Hirmiku poolt YouTube'i laetud helisalvestis. Kui ma tahan elada väiksemas külas, rahulikus kohas, jõe ääres, romantilise metsatuka kõrval, siis see ei tähenda tingimata, et ma tahan töötada põllumehe või metsamehena. Et võib-olla ma tahan teha mingit, näiteks töötada ööklubis diskorina. Wow, DJ maaeluminister Kiisler, no ma ei jõua juba ära oodata, mis kirja ta sellise sulle saatis. Kiri tegelikult on väga lihtne, tuli siis Telegrammiga ja kõlab järgmiselt. Lugupeetud Siim ja Sander, mina olen ka Siim, nimekaim sul. Töötan hetkel Vabariigi valitsuses, kuid tegelikult kuulub mu süda hoopis hip-hopile ja ma tahaksin avaldada teile ühe väga suure saladuse. Mis saladuse? See vend ongi Nublu või? Ei, mitte päris. Kirjutab ta siis järgmist. Niisiis austatud Riigikogu liikmed. Saatsin teile oma debüütsingli, mis kannab nime Ei ja ole vaja uurida nii.mp3. See lugu räägib sellest, kuidas igasugu puukallistajad tselluloositehase ehitamist oma alatu laimuga takistavad. Tegelikult on need tselluloositehased väga head asjad ja eriti siis, kui inimene armastab väga pikantseid aroome. Tean väga palju hallitusjuustu fänne, kes koliks kohe Tabiverre või Tartusse, kui vaid tehas ehitusloa saaks. No aga mida me siis ootame, DJ Kiisler? Bring it on! Aga ei ole vaja uurida nii, et kui kohalikud võimukandjad võtavad selle lipu ja hakkavad seda laadi retoorika vehki. Aga ei ole vaja uurida nii, et inimesi hirmutatakse selliste demagoogiliste võtetega ka. Alguses hakatakse pihta, et lõhn. Järgmises on juba mürk. Retoorikaga nagu keelatakse, kogu aeg nagu vaadatakse nagu keelad. Nagu selle koorma rihmaga tõmbad, nagu kogu aeg nagu lõhn. Aga ei ole vaja uurida nii. Ja ma saan nende inimeste hirmudest väga hästi aru. See on nii jube ammoniaagi kontsentratsioon, et inimestel silmad jooksevad vett, eks ole. Aga ei ole vaja uurida nii. Omanik ütleb, et kuule nüüd tahaks sellest ka mingit tullu saada. Niisiis, see lugu on kuulatud ja mul on tegelikult siiralt kahju, et see laul ei ilmunud suvehakul, sellepärast, et nii rulli muttidel kui ka Nublul oleks olnud 0 šanssi. Lugu on ju väga hea, nii et DJ Kiisler teostus ja pala 5+.